Зараз дам. I've been telling you saab rääkida ju. Pole vaja mind pildida otsa. Chicagost on näinud, Tartu näide, seal pole tähtsust. Chicagost oleks vaja teada, et see ei ole niisugune rahvusvaheline linn või finantstsentrum. Et see on ikka teise maailma ilmutus. Teises maailmas see linn on suurem kui Coruscant. Välkude linn seal üleval. See on palju suurem, palju hirmuäratavam. Kesksem ka praegu inimkonna arengus. Just eile ta keelas kõik religiooni ära maata. Sest et ei tegelda sellega, ei ole seda, ja selle asemel on nüüd tööturg ainult, kes tegeleb igasuguste asjade müümisega, vahetamisega, pakkumisega kõikidel erialadel. Nii et ka usuteadus on üks eriala, kes pakub ennast ja müüb, millega saab kahju küll, et nii läks. Seega religioon oleks võinud olla. Aga sellise välku teisanda vastu ei saa, sest kui ei hakka keegi peale nimetus, kui selgub, et on ilma asjata, siis maha see kistakse ja ilmub õige nimetus. Hingelohutust pakuvad asutused. Ei mingeid lunastusi, lihtsalt niisama. Kui keegi soovib oma närve puhata või kui talle meeldib. Kes selle tegi? See välkude liin tegi. Eile või? Aga mis see kuupäev seal oli siis? Praegu on 22 juuni siis. 2026 aastat.
ise juhtus. Millest seda aru saada on? Ei saa ennast üles seada kui religiooni esitavat asutust, vaid ainult kui sellist, kes tegeleb sellise erialaga ja pakub sellist meelelahutust. Sest religioon oleks side, millegagi sidemeid ei ole, on tantsud, laulud ja muud lõbustused, koosviibimised, mis kedagi lõbustab ja sotsiaalabi ja kõik on õige, aga nimeks oli vale. Nõiakunst võib olla õige nimetusega, kui nõid on võib-olla ka vale nimetusega, kui nõid ei ole, siis see läheb ka kaotsi muidugi. Niikuinii ei ole teada, mis asi nõid on. Võiks öelda ka eriteadlane, lihtsam oleks, aga rahvale segane. See koht siin, see on tunda küll läbi selle teleekraani vaadates sealt kodulehelt. Fotogaleriisse me paneme selle, sealt on lihtne vaadata. Aga see, mis tunda on niimoodi, see on tuleviku võim kõik. Et Valco Tallinn Chicago vaatab tulevikku, et visub siia poole seda, mis tarvis läheb. Et visioone saaks näha siin. See on see vana postimaja suur, et selle vastas on trepp. Kellel aega tulgu istuda, vaat kui atmosfäär siin on. Et nüüd ei ole midagi lisanud, see on niisama siin. See on tunda teleekraanist. Et on maa peal selliseid huvitavaid kohti, kus midagi on. Et me lihtsalt energiaid ju ei otsi, et jõududega siin on tegemist. Siis natuke eemal on siis ka Trump Tower ja muud tähtsad asjad. Võib-olla näitame ka. Nüüd, mis ma räägin teile? Kõik soovivad kuulata, keegi ei soovi rääkida midagi. Niisugust ametit ka ei ole, et tegeleb kuulamisega. Chicago linn näitab seda, et rämpsust tuleb lahti saada, ei saa elada rämpsu sees. Et tuleviku visioon on ikkagi, et see peab olema puhas. Mitte ainult, et klaasmajad läigivad puhtalt, vaid et üldse tänavad, kõnniteed, linn. Tänavad marmorist ja puhtalt. Mitte nagu New York sodi. Ja marmorid on ikkagi, nagu oleks just eile pandud, täitsa puhtad läikivad. Metallist kuldsed kaunistused juures. Starbucks kohvik on selline, nagu see oleks mingisugune luksushotell. Ja saab paadiga sõita siin Chicago jõe peal. Siin on võimalus ka lähedal on suur järv ju Lake Michigan. Et ka sinna on võimalik paadireis korraldada. Turistile tehakse. Ja väga ilus siin on. Siis New York Stock Exchange seletas, see on see finantskeskus maailmas, seletas, et maailma 50% varandust on kadunud. See föderaalreserv, mis siin on, siin kesklinnas Chicagos, see seletab veel rohkem kui 50%. Tähendab, New York ei ole veel aru saanud. See Chicagos juhitakse protsessi. Maailma pool varandust on kadunud, seda ei saa enam üles ehitada. Kui oodata ja vaadata, millal majad lagunema hakkavad, sinna läheb 100 aastat. Ennemini nad jäävad tühjaks, sest keegi ei jõua neid renti ja muud ega üleval pidada. Kõvasti on ehitatud. Vast üle määra tuleb öelda. Aga miks nii läks? No Kari Lolle tegi väga valesid sammusid. Ega see tarkusest ei ole tehtud. Varandus oli raske, maailma varandus oli raske kokku saada. Ja see lõhkuda maha 1 aastaga nüüd.
see on juhtunud 1 aastaga eelmisest suvest. Mis hunnik triljonitest saab juttu olla? Mingi 300 triljonit kindlasti on läinud. Siis kas maailmal 600 triljonit raha oli üldse kunagi, tähendab, väärtust üldse on küsitav. Kõik küsiksid hoolikalt. Hinnangulisi asju Tartu, neid ei usu, need on täppisarvud muidugi, et siin skandaali tegema pole mõtet hakata. Parem naudid seda ilusat atmosfääri ja kõike seda, mis on. Ega siis välkude linn Chicago kuhugi ei kao, isegi kui maailma varandus kaob. Varandused tulevad ja lähevad. Ja mis maailma rikkuse hävitas? Takistamine kommertsis. Kus sa said? Mis õigusega? Kus sa raha said selle saamiseks? Kuhu sa müüsid? Kas maksud on makstud? Ja nii edasi. Kaubandustakistused. Ja raha kadus. Kas lõpuks sul üldse sularaha tohib olla? Saad näha. Siis ei saa sa midagi suurt osta. Intellektuaalse raha eest, sellise virtuaalse, digitaalse eest. Ma ütlen, see on valesti hinnatud, selle eest ei hakata tootma midagi. Summad peavad reaalselt olema kättesaadavad, et sa saad neid koju tuua endale. Siis finants liigub, muidu ei hakkagi üldse. Jätakse sinna paika, sest sa ei saa mitte midagi, sa saad numbrid kuhugi arve peale. Ja need kaovad ühe liigutusega. Sul peab midagi olema, mille nimel töötada. See on kommertsi aluseks, kaubandussüsteem. Maailma rikkus tuli kaubandusest ja see kadus seoses kaubandusega. Tainapead rikkusid ära. Mustmiljon sanktsiooni kõikide suhtes. Sanktsioonid. Pidi hoopis lubama midagi normaalset. Kas kvantkompuutritel on ka osa selles lolluses? Ma ei usu, see on vanem see projekt. Vähendada maailma hiilgust, nii öeldi, jah. Sick Transit Gloria süsteemiga. Oli aga ermi ole. Eesti Nõidade Liidu jalutuskäigud viivad ikkagi psüühiliselt tähtsatesse koodadesse, jõudude juurde, mis aitavad. Me tegutseme ikka klientide huvides ka, mitte ainult enda huvides. Mis me siin ise vaatame, see on enda asi, aga teile on abi sellest, et arvestada, et maailma rikkust juhtis Chicago, mitte London. Sellest on võimatu teada ju. Kui sa just ei ole seal kuskil asjamees. Ja maailma majandusprogramm on juba aastaid selle poole liikunud, et vähendada tarbimist, vähendada ostmist. Maailma majandusfoorum on öelnud, you will own nothing and be happy. Sul ei saa midagi olema ja sa oled õnnelik selle üle. Own nothing and be happy, nii või? Ja, you will own nothing and be happy. Ja sul ei ole omandit. Ja siis sa oled õnnelik, sul on nii kerge. Vaja midagi on, saad laenata kuskilt. Enda oma ei ole enda autot, ei ole enda korterit, ei ole enda asju. Et seda on ikkagi juhitud
selles suunas, et pole tarvis, et vähendame kaupasid. Veel tuleb öelda, et kui midagi toimub, siis keegi teeb seda. Iseenesest toimuvaid protsesse pole üldse olemas. Et on protsesside juht, kriiside juht ja muud siukesed. Kriisidel on komme süveneda, sellepärast, et neid juhitakse. Juhitud kriisid. Teisi polegi üldse. Ja ka majanduskriisid juhitakse. Eriti finantskriisid. Kui sul midagi ei ole, sa vaatad kapidesse, sul midagi ei ole, arvetel midagi ei ole, keegi tegi selle. Seda ma soovin. Aga kes seda juhib, sa ei saa teada. Ma mõtlen kõigepealt sellepärast, et Chicago elas. Osa asju peab jääma karjule küll. Huvitav on, rahvas sõidab paadikestega kõigega. Siin maailmas ei ole nii igav, et midagi pole teha. Tuleb leida midagi väga huvitavat teha. Mõid tegeleb nõidusega, teised tegelevad tervisespordiga, teised suvitavad, mis on põnev. Kõige igav on nendel, kes lastega kodus on. Neil on mure ja vaev ja ehmatused kogu aeg. Et see nii läks, selle ka keegi juhtis, et rahva rahu rikkuda. No millal nad midagi õpivad, kui nad kantseldavad kedagi? Selles see asi ongi, me õpime üksteise pealt, nagu ütlesid need juhid. See on jumalast vale, sellist koolitust ei tohiks olla. Samas istud siin niimoodi tuleviku võimuga kohas ja mingi vaadates ühtegi märki ei ole suurest tulevasest maailmasõjast. Ei ole õhus, ei ole vee all, ei ole kuskil, ei liikumistes, ei milleski, ei vastasseis, ei imelikke inimesi, tuleviku võim ei näita mitte midagi sellist. Tähendab, ei ole tulemas midagi muud. Globaalselt suurt maailmasõda ei ole tulemas, ütleb tulevikuvõim. Milleks hirmutada rahvast? Parem otsi endale parem rahakott. Kuskilt ikka saab. Tuleb aru saada, kes sult ära võtab ja ära anna talle. Sellest tuleb alustada. Ja väga sõbralik siin on. Rahvas on omaette. Teevad sporti, istuvad, käivad kohvikus. Keegi ei tülita. Sõbralik atmosfäär on. Alles oli tornaado siin veel eile ja aasta arvestuses Chicago ajaloos kõige enim tornaadosid oli nüüd sellel aastal. Aga peale seda on jällegi rahulik, aga tornaadode rohkuski näitab seda, et see varandus, et see
lendab laiali, tornaadod käisid üle, puhastasid. Et osadel inimestel ei ole neid varandusi, mis nad näitasid, et on. See lendab laiali. Aga teistel jällegi on varandust, osadel on tulemas uusi varandusi. Ka seda tuleb juurde. Aga et just Chicagos on see tornaadode tipphooaeg ja rekord ajaloos praegusel hetkel, kui maailm on muutunud nii vaeseks. Et kriisid on näha ka nähtaval kujul maastikul nii-öelda loodusjõududena, aga ikkagi linna enda tehtud. Ühe veel lisaks, et siin peaks olema mingi 35 kraadi sooja. See on jääkülm. Vast 20 kraadi. 20 midagi ja hambad plagisevad. See täitsa võimatu. See näidab, et üleni ebamugav saab olema kõik. Ei, rahulikult olla ei saa. Pead varustama ennast sobivate asjadega, muidu jääd hätta. Ka sellest võib teada ju, et you will own nothing and be happy. Et sul ei ole endal midagi ja sa oled õnnelik. Et see on see, kuhu juhitakse ju. Siis pidi arvestama sellega, et kui sa soovid midagi, siis sul peab endal olema. Et niimoodi see ei jätku, et alati on võtta, et kui sul ei ole, siis sa saad alati minna poodi ja alati osta ja võtad kellegi teise käest ja alati on kuskil olemas. Kui sul endal ei ole, siis you will own nothing and be happy, ole õnnelik siis sellega, mis sul on. See on täielik Nõukogude Liit, et kui sul ei ole, lähed naabri käest. Miks seda tagasi tuua? Nõukogude Liitu siin olnud juba. Soola laenama, võid laenama, tikke laenama. Kuule, ma tegin prae, et kuule, ma toon sulle ka. Mis vaheste maja see siuke on? No vaata, inimesed sellistes tingimustes, nad jalutavad siin, värisevad külma käest. Nad ei ole üldse arvestanud sellega. Et see on tuleviku näide. Ega neil ei ole vahendeid võtta selle jaoks. Nad ei tule selle peale. Suvi on, pidi soe olema. No, kõige pidi olema. Selgub, et ei ole. Kõnnin edasi vastu.